sinuga kohtusime 2023. aasta augustis või septembris, me päris täpselt vist ei jõudnud veel selgusele, oli see augustis või septembris. Ja siis me rääkisime sellest, et meil võiks olla keegi, kes kirjutaks Eesti linnustest lugusid meie ajakirjaga. See on nii ilusasti, kui vaid meil võiks olla keegi, minust oli see nii, et sa ei tahaks kirjutada. Aga ma küsin nüüd, et miks sa selle töö ette võtsid? Ma mõtlesin selle peale, et tõeliselt ma ootan seda küsimust. Niisugune asjaolude kokkulangus, mul aasta varem oleks ei öelnud, aga sel hetkel ma olin just läinud magistriõppesse. Ja mulle tundus, et see on nagu õige aeg õige kohta kirjutamiseks. Ja ma olin just enne seda kirjutanud Paul Eersut retsenseeritud artiklit ja see oli selline nagu vabadus kirjutada. Nii nagu sa ise tasandad ennast toimetada kärpingus olla. Kui Mauri Kiutso meile ütles, meie ühine tuttav, et kes seda kirjutada võiks, siis tema soovitas teiste inimeste seas ka sind ja niimoodi me tegelikult üksteisega tuttavaks saimegi ja seda asja tegema hakkasime. Et Maurit kindlasti võib tänada selle soovituse eest. Nüüd on päris kihvt asi meil valmis saanud. Meil on üks huvitav kogemus olnud artiklitega, mille põhjal see raamat on kokku pandud. Siin on väga uhked illustratsioonid, hästi huvitavad, omapärased, kordumatud. Ja nende illustratsioonide kohta on meile nagu mitu korda öeldud, et miks need linnused piltidel nii räävakad ja jubedad välja näevad. Mis sa ütled selle peale? See oli siuke taotluslik, et kui me nagu tegime Otepää loo, siis kõigepealt nende illustratsioonide autor on Robin Raspel, kasupoeg, suurepärane sõber, kes oli just lõpetanud ülikooli. Ta on digimaailmas toimetab. Ja me tegime seda Otepää ja see tundus natuke selline tüüpilise illustratsiooni, kui vaadata, siis ta on selline graafilise disaini poolt tehtud graafiline pilt. Ja siis me mõtlesime, et Viljandis hakkame hullu panema. Tegelikult nagu toona ei käinud need asjad nii, et sa ehitad maja või ehitad mingi struktuuri valmis ja võtad valgid ja lauad sajadesse. Kasutasid seda, mis oli. Ja ilmselgelt olulisemad objektid olid elamud, aidad, rehed, aga linnus kui selline oli siiski, ta ei olnud selline, et ta peakski olema. Kuigi ta tegelikult üldse seda ilmselt ei olnud, üldse palju muud ja eks ju. Ja kasutati kõik seda materjali, mis oli. Ehk siis, kui sa lükkad vaiad, vaigid ka mulla sisse, siis mingi akned on näed. Nüüd see kõik sama. Ühe vaigi juurde täna lõikad alt ära, peab selline natukene ühe. Sinna otsa paneb mingi teise. See on vanasti sokkene nüüd. Enam ei ole nõelu sokkene, vanasti nõelu. Kohe kasutasid iga kõik materjali, mis oli. Ja ilmselgelt meie ettekujutus on selline hästi romantiline 19. sajandi nõukogude õpitus. Tegelikult see olukord ilmselt oli suhteliselt selline, mis toimub. Aga kuidas need palgid seal linnuse müüridel, siis olid nad püsti või olid nad rõõtsalt? Ilmselt algselt pandi nad ikkagi nagu püstama, et see oli keeruline. Kui meil nagu see ühiskond muutus üha rohkem selliseks struktureerituks, et siis võimuperekondadel tekkis rohkem piirkondi, mida nad haldasid, rohkem vahendeid, tulid uued moed Euroopas, siis hakati rohkem valgima. Ilmselt 13. sajandi sajandi oli päris valgem õhkvalgim. See on nii, et ta tegi palju, et pigem oli selline plastik, vahel muu ja pain. Vahel tasandil. See raamat
ei räägi kaugeltki ainult linnustest, vaid ta räägib sellest, mis oli nende linnuste ümber, inimestest, mis olid seal linnuste ümber, sellest, mida need inimesed tegid, kuidas nad omavahel suhtlesid, kauplesid, äri tegid, kuidas nad omale süüa kasvatasid ja nii edasi. Kas see raamat sinu vaates ongi nagu raamat linnustest või pigem eelkõige kõigest sellest, mis on linnuste ümber? Kuidas sa seda nagu praegu tagantjärele ise kokku võtaksid? Nii, et linnus on ühe peatüki pealkiri. Tema ümber toimub midagi. Aga ta on ikkagi laiem vaade sellele, kuidas võib toimuda ühiskond, kuidas me suhted naabritega oli. Selles mõttes, nagu kirjutatud linnus, ettekujutus on taas selline linnuse kaitse jaoks ehitatud objekt. See pruugis ka üldse olla. Meil puudub nagu aru saada, mis nende linnamägedel tegelikult mingi hetkel oli. Samas Kiala linnuse kõrval, eks ole, kui teda on päevad 2014 tehti täiesti teine samasugune küngas, kunagi linnus ilmselt ei olnud. Ilmselt on see olnud sihuke kultuslik koht. See on domineeriv maapinna kohal, mulle soov, et ta nagu kutsuks sinna midagi sellist religioosseks ajama. Ilmselt paljud linnused tegelikult nimetused. Mina kasutasin või see on seotud sakslastega, suur tarupidamine, keda üldse Kas üks linnus, millest sa siin raamatus kirjutad, ei ole kaugeltki mitte Eestis? See on siis Irboska või Irboska, ma ei teagi täpselt, kuidas seda rõhku kuhu koha peale panna, see on... maa ära, ma vaatasin, Irboska. Okei. Aga miks selline Venemaal asuv linnus siin raamatus on? Selles mõttes, et see on huvitav teema minu jaoks. See Pihkva, see on räägime ka Pihkvast, mis on samamoodi kuulus kunagi siis ütleme protoeestlaste asuareaali nagu. Venelased ise osad, mitte kõik, kasutavad sellist poliitkorrektset väljendit Taamnu ja Rõuge kultuur, mis tegelikult sisuliselt tähendab eestlase kultuur. Rõuge ja Taamnu on Rõuge on täiesti selgelt Eesti pinnal. Et see on nagu siis, et nad ei ole päris eestlased, need on sellised protoeestlased. Nad on moodustunud sellise ühise fluidumi, kus meie oli küll nõrgalt seotud, ehk siis kagu-eestlased ilmselt saadlaste puhul ei kasutanud mõistet meie, kui nad kohtusid tundus võõras, aga nad ometigi olid juba nii teatud siduvus oli vähemalt väljaspoolt vaadates tundus. Ja minu arust tundus selline põnev ja provotseeriv kirjutav ja osast Eesti inimestele. Ja miks mitte? Kas keegi tuttavatest ajaloolastest, kolleegidest on selle valiku kohta sulle mingisuguseid huvitavaid märkusi ka teinud? Kusjuures ei ole. Piltide kohta. Aga ilmselt valiku kohta ei ole. Okay. Tundub loogiline. Alustame nagu ühest kõige selgemast linnusest, mille kohta on kasutanud teadlinn, eks ole. Ta tõesti oli mingi hetk selle piirkonna Kagu-Eestis väga esile tõusnud, ta konsolideeriv võim enda kätte, oli moodustamas midagi sellist, mis hiljem võib-olla mõnesaja aastaga oleks üle kogu Eesti. Ja oli toimumas selline nagu kuningriigi alge, aga kahjuks see protsess jäi pooleli. Mõteta Viljandi loogiline järg. Kui me Läänemaale, siis on ka üles Kui nüüd selle kirjutamise protsessi peale tagasi mõtelda, siis sa hakkasid kirjutama meile ajakirja jaoks artikleid. Ja see kirjutamine näeb välja niimoodi, et sa teed valmis teksti või tekstid õigemini, see üks artikkel koosnes paljudest artiklitest, eks ole, seal oli mitu kihti sees, otsisid välja illustratsioonid, fotod ja siis andsid meile nagu ühe piltlikult öeldes paki materjale või hunniku faile, eks ole. Kui suure ootusega sa ise nagu selle ühe või teise artikli ilmumist kas need tulemused nagu vastasid enam-vähem sellele, kuidas sa seda ette kujutasid?
meie omalt poolt ka, eks ole, tegime nii, nagu me arvasime, et see asi võiks välja näha. Kuidas sa praegu, kas me millegagi seal kuskil kõvasti eksisime ka? Ei, siis ma mõtlen, et enne seda ma olin kirjutanud e-retsenseeritud. Need tagasisidet keeletoimetajad või lihtsalt vastutavad toimetajad, see oli kohut, seal oli mitte midagi minust. Ma 2 päeva põdesin alati, samas vaatan, siis üritasin minu teha. Need olid ikkagi minu tekstid. Üritasin pidada seda 3-4 000 sõnalist limiiti, mis lõpus läks täiesti käest ära. Aga aruanne oli kuidagi väga keelikundelised suhtes liikuda. Ma teadsin, et lõpuks ikkagi raamatus võivad tervitada ja lisada väikesed väikseme ajakirjast välja. Minu jaoks on üks huvitavamaid oletusi ja teemasid, millest sa siin mõnes kohas kirjutad, see orjapidamine ja orjakaubandus ja orjanduslik kord, et nii ühest kui teisest kohast lipsab see läbi. Kuidas sellega on? Mida sina arvad? Kuidas me seal 1000 aastat tagasi ühiskonnal nagu välja nägime? Just selle aspektiga seoses. Palju erinenud naabritest. Ilmselt kõige parema heiastada sellest kõrgajast annab Saaremaa valguse eelsena ja valguse aegsena. Palju on märksõnasid tunnus 13. sajandi kontekstis, et Saaremaal oli toona suur kontsentratsioon orjasid, põhiliselt töötati orjadega ära, et ilmselt sealt tuleks otsida seda, kuidas näiteks varasemal ajal see ühiskond toimis. Kas me saame öelda, et nagu orjanduslik kord, pigem mitte, nagu nii ja naa, et samas nagu Eestimaal oli seal väike vahe ka sees, et kindlasti Saaremaa ja Põhja-Eesti rannik 10, 11 ja 12 sajand erinesid sellest, mida me nagu näeme Kagu-Eestis ja allpool, et piirkonnad olid teineteisest erinevad. Hakkasid nagu lähenema 12. sajandi lõpus, nagu algusajast olid nad juba siiski suhteliselt meie, et võib-olla saarlased olid eraldi sellised, aga Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti olid suhteliselt väliste vaatlejate arvates ühiseks välja ikka meie enda alusel. Aga kui palju meil ühel või teisel hetkel orjasid oli, mis rolli nad mängisid, kaubanduses kindlasti hästi suurt oli. See oli nagu ainult mingite oravanahkade ja pohranõjaga sellist mündikoogused kohvade ajal. Aga lisaks orjadele, mis veel raha sisse tõi? Mingi aeg oli kindlasti rauasulatamine väga oluline. Transiitsool seni kuni Venemaal 13. sajandi lõpus, 14. sajandi alguses oma soolakaevandusega hakkasid tekkima. 3-4 sajandi jooksul olid ainult kogu sool sisse. Sellega saarlased olid väga oluline pool. Ikka vahendustegevus. Kui me mõtleme järgmise 20 aasta peale tänasest päevast alates, siis missugused küsimused selle, ütleme, umbes 1000 aasta taguse ajaga seoses nagu sinule kõige suuremat huvi pakuvad, missuguseid vastuseid sa tahaksid saada tolle aja kohta? Mida sa loodad, et me teada saame? Ma arvan, et arusaam muutuvad väga palju. Arvestades seda, et hästi vähestes linnustes, ma räägin linnustest, hästi vähestes linnustes on vaja selliste uuemate meetodite läbi, kogu linnast läbi sõelutakse. Et iga kord, kui me mingis vanas kaevandis, samas Pöidis näiteks, võtame mingi vana kaevandi liivakuhiga, laseme seda läbi sõela ja kohe avastame, et seal on nagu kümneid artefakte, mida me näinud. Meil on seda olema arvanud, et seal on õhtukultuuri palju paks. Ma arvan, et järgmise 20 aasta
mina arvasin enne, kui ma raamatut seda kirjutasin, et see on siuke segaduste aeg, aga nüüd kui kirjutasin oma magistritööd, siis ma leidsin vastupidi, et see on täiesti selline korraaeg, stabiilne aeg. Stabiilne aeg, see seotud sellega, et lihtsalt Venemaa liigutas oma kaubandusvõrgustiku lääne ja lähemale. Sellel hetkel meie enda eliit ei saanud genereerida nii palju võitu, mida loomine teeb. Kord, kui me omavahel suhtlesime, siis sa ütlesid naljatades, et Eesti on kunagi olnud 5 Euroopa rikkama riigi hulgas. Millal see oli? Ja see ei ole minu väljamõeldus, see on Ivar Teenuse väljamõeldus. See on kuskil aastast 1060 või 1070 oli Eesti kindlasti üks kõige rikkamaid, vähemalt Läänemere regioonis, arvestades nende müntide puhilatega, mis siis selle 10-15 aasta jooksul maailmas. Kuskil mujal kõige teised kõrvalregioonis, Rootsis, Taanis, Soomes, Läti ja Loode Venemaal ei ole nagu sellist konstruktsiooni müntidest näinud. Siis sel hetkel olime väga rikkad. Aga see oli väga lühike 20 aastat. Mis juhtus pärast seda, ei usku öelda. Okay. Minu lugeja jaoks oli, ma juba mainisin, et Irboska siia sellesse 15 linnuse hulka valituna valmistas mulle tegelikult üllatuse, ma ei osanud seda oodata. Teine üllatus minu jaoks oli Asva Saaremaal. Miks see? Saaremaa on tegelikult täis linnusid, et temast võiks kirjutada ühe raamatu, seal on nagu iga 2 kilomeetri peale üks linnamägi, mis on täiesti arusaamatu, kus kõik siin ära muutus, omavahel 20 nägi. Aga Asva tundus selline põnev, sest et seal on nagu esiteks, seal on nagu selgelt nagu läbi käinud kõik need erinevad etnosed, kes Eestis on olnud. Tamm keraamikakultuur, Nõõru keraamikakultuur, Lükskulis, meie esivanemad siin, siis vahepeal on seal olnud selgelt selline täiesti tühi periood ja siis on jälle tagasi tulnud. See on minust hästi huvitav koht. Pärast, et Saaremaal võiks nagu just seda, kõik ma kirjutasin sinna hästi ilusa loo Ida-Jõu juurde, kus seda meie soome-ugrilaste tulekust, aga seda kahjuks sinna artiklisse ei mahtunud, sinna on õnneks mingi käitus sellest, kuidas tuli meie Need ei olnud üldse sõbralikud, toredad tüübid. Need, kes siin varem elasid, et see oli päris sõjalt. Linnus on selgelt ehitanud kaitseline. Kui me nüüd mõtleme veel korraks tuleviku peale, siis Eesti linnused ja nende aeg number 2. Missugused need 15 linnust seal võiksid olla sees? Vaadati võiks kohe öelda näiteks Narva ja Joaga linnus. Narva kasvas veel see tore Hermanni linnus, on veel varasem eestlaste linnus, juba väga pikalt, üks pikema kasutusega linnus, nagu Joonseast on Narva Joas. Aga see oli siia kirjutamata, sest et Narvast Kaabri, kes on seal kaevanud ja leidnud kahjuks oma aruanded üles, kindlasti tahaks kirjutada veel Valjalast kindlasti tahaks kirjutada. Siis need linnused tegelikult on veel, aga 15 peaks kirjutada. No aga teeme siis ära selle. Kes olen mina? Okei. Mul on vahepeal siin jutuajamise jätkuks üks väikene ülesanne. Kõigepealt see on selline, et ürituse korraldaja küsis, et kas me lilli ka anname autorile ja teistele raamatu sündimises süüdi olevatele inimestele. Siis me korraks mõtlesime ja ütlesime, et ei anna. Sellepärast, et ma tean, et sa oled suur veinisõber. Nii. Ja sa ei pea muretsema, sa saad ühe endale ka, aga enne ma tahaksin, et sa annaksid kujundaja Kairile, keeletoimetaja Piretile ja raamatutoimetajale Kadrile ühe pudeli veini.
nii. Mul on see au üle anda see lillebukett sulle. Väga tore oli. Mina olen Kairi. Nii, ja sulle ka. Aga ma arvan, et me hakkame oma juttu vaikselt kokku tõmbama. Me oleme siin üle 20 minuti juba rääkinud ja tegelikult oleme sellest enne rääkinud ja ilmselt räägime tulevikus ka ja võime lõpmatuseni rääkida. Et meil on praegu selline võimalus, et Risto... Jaa. Meil on võimalus vastata kõikvõimalikele küsimustele, mis teil on. Risto oskab vastata, mina eriti ei oska. Ja autori autogrammiga raamatuid on võimalik ka endale soetada. Küsi. Mina küll küsiksin. Mina küsiksin, et kuidas toimus see protsess, kuidas te jõudsite siis selle suure illustratsiooni valmis teha illustraatoriga? Et kuidas tulid ideed ja nii edasi? See oli nii, et ma kirjutasin loo valmis, magasin, enne magama jäämist hakkasid igasugused pildid peas keerlema ja siis hommikul ma kirjeldasin Messengeris Robinile neid ideesid ja ta sai sellest aru, see oli väga imelik. Ja juba esimene teise katsega tulid nagu sellised päris sellised toredad pildid. Küll ma siis oskasin hästi kirjeldada, tema oskas hästi kuidagi neid kinni püüda. See on selline perekonnas elamise eelis, et tead üksteisest juba poole lausega nagu asju. Kui palju te nende piltide tegemise juures võtsite nagu aluseks seda, ma ei tea, aerofotot, lidarit, kõike sellist teaduslikku nagu faktoloogiat? Selleks meelest ära, et tegelikult osad üldvaated, kus on nagu kujutatud linnused terviklikult, tegelikult need on lidari pildid. Ma otsisin välja lidari pildid sellest ühest või teisest linnusest, leidsin sellise rakursi, kust võiks nagu teda kujutada ja saatsin siis Robinile ja siis kirjeldasin jällegi, mis seal võiks olla. Püstaraba, hoonete, suits, korstnad ei tohiks olla, inimesed võiksid olla nagu sellised, et me ei saa päris täpselt aru, mis riid, selles on, seda on ilgelt raske kujutada. Et just tolle aja vastavat riietamust, mis oli samamoodi ajas ja ruumis hästi kiiresti muutunud. Meil on seal paar sellist pilti, kus me oleme pannud inimesed riidesse, et see on siis nagu ühel hetkel mingis kindlas kontekstis, et see võiks olla nende aastate lõikes. Aga jah, lidarit kasutas hästi palju. See on minust hästi põnev, et sa saad selle pinnase kontuuri peale sealt ehitada päris korralikult linnused üles. Mul tuli üks küsimus praegu veel meelde, mida meie lugejad on meile, ajakirja lugejad siis on nagu saatnud ja korduvalt kommenteerinud nende illustratsioonide kohta on nad öelnud, et mis asi see ometi on, mis pani teid nad tegema niimoodi, nagu nad oleksid sellised pooleli ja lagunenud need linnused. Kuidas sa sellele küsimusele vastaksid? See on sellised taotlused, ütleme nii, et mille kaugemale me ajas läheme, seda raskem oli sellel võimuperekonnal koondada inimesi rajama midagi sellist, mis tegelikult nende jaoks ei mõelda. Ma arvan, et kõik need, kes seal elasid ümberkaudselt maal kogu korral läksid sinna linnusesse, siis jäi sinna läks väga väike osa. Enamus ei oleks lihtsalt jõudnud, kuna rünnakud olid lihtsalt täkkrünnakud ja röövimised, siis tolle hetkel võimuperekond pidi ka arvestama sellega, et ei saa nagu vinti peale keerata nii tugevalt, et kust läheb see piir, et kus sa saad või võtsitada inimesi sinu heaks tegema midagi, mis nendele tegelikult üldse ei meeldi ja kus sa nagu pead tõmbama selle kriipsuma. Headel aegadel ilmselt need linnused lihtsalt laumised, ei huvitanud keda, kui seda laomine. Elumajad võib-olla olid korras, aga mingid paikparad ja siuke asi. Enamus ajast ilmselt need linnused olid sellised nagu oli see linnus, mida kirjeldab Hendrik
ja linnus, mis oli nagu ammu maha jäänud. Selles mõttes aeg oli hea, keegi seda ei viitsinud rajada, kui aeg läks viletsaks, oli juba hilja. Ja teiseks, mis nende linnustega on seotud, on see, et ega me ju ei tea, mis me nagu välja nägid, et seal on lastud nagu ikkagi fantaasiaga lennukis palju. Sama rahva, ei ole kunagi keegi ei tea, isegi meil on üks väike nurgake, me arvame, et seal on olnud eestlaste linnus. Võtame ühe 2x3 ruutmeetri järgi ja ütleme, et nüüd siin on olnud eestlaste linnus. Enne seda 60 aastat rääkisime lihtsalt ühe 19. sajandi arvastusajaloolasel Jungi arvamuse peale, Kuusal otsus ikka linnus oli. Me rääkisime linnust õnnelist 60 aastat, mis lõpuks leidsime, et ikka vist oli 20 päeva leidsime. See on niisugune kõikide arvamuse mäng, fantaasia või lennu. Mul on ka üks küsimus. Et kui rääkida linnuste uurimise ajaloost, siis mis seisus praegu on selline linnuste uurimise tervis, millal on olnud, mis kümnendil on näiteks kõige aktiivsemalt seda tehtud, kas see on praegu hoopis nõukogude ajal, ja siis äkki sa räägid natuke nendest meetoditest ka, et väljakaevamine on üks, aga mis veel on kirjalikud allikad, eks ole, aga mida veel? Mina ise arvan, et praegu on niivõrd hea aeg, sest et me nagu läheneme asjale ikkagi natuke teistmoodi kui vanasti. Metoodikad on muutunud, vanasti võeti kaevata mingi praag, välja ei sõelutud, visuaalselt üritati leida neid objekte ja ma ütlesin, see kohutavalt raske töö tegelikult, see ei suuda nagu tajuda, kui see sõelu läbi, siis sa leiad. See sõelumine tuli 90-ndatel. Täna on nagu hästi palju ka erainitsiatiivid. Saaremaal näiteks linnuste kaevamise täna on niisugune õitse aeg, et seal on viimased 4-5 aastat, kui Kristjan Rahu moodustas selle Oseelia sihtasutuse, kuhu ta pani hästi palju raha, mis ta sai oma ettevõtte müügist altruistlikus korras ja seal on nagu väga põhjalikult suudetud kaevata, nii et ikkagi valli, täna me valle enamasti ei kaeva, sest see on niivõrd mahukas ja raske, et keegi ei kippu seda tegema. Aga seal õnnestus valjades kaevata nagu valle, tulemuseks oli see, et leidsid täiesti nagu uue perspektiivi, et see oli rohkem linn kui linnus juba. Et kui me hakata rääkima mitte ainult nagu linnustest, vaid juba nagu valgelinnadest väga paljudest sellistest, kus me ei teadnud seda varem. Teiseks nüüd ka Ida-Virumaal käidi see eelmine aasta kaevati Tarandusmäel uuesti. Et me kasutame ka meetodeid, mida nagu varem ei olnud, ehk siis georadareid, me saame detektoristid, kui nad tulevad appi, saame nende järgi nagu midagi välja kaevata. Täna on minu arust väga hea aeg. Teisest küljest ei ole väga hea aeg, sest hästi palju päästekaevamisi on samad detektoristid ja kui meie otsa satuvad, siis peab kohe saata sinna jällegi arheoloogi, kes peab kaevama ja kui neid kohti on nagu kümned, siis tegelikult väga paljud arheoloogi mulle tegelikult peab ainult päästekaevamist. Et väga vähesed õnnelikud, kes saavad tegeleda ainult siis konkreetselt selle oma asjade linnustega nagu Maarika. Ühest küljest on nagu väga hea aeg, teisest küljest ei olegi. Ambivalent. Vastassuus oma meetodid ongi, eks ju. Täna nagu kasutatakse hästi palju erinevaid meetodeid, kõik nagu läbi põiminud, numismaatika, siis strontsium, see on see, kus hamba ja mail saab teada, kus on nagu algselt inimene sündinud elanud, eks ole. Maapinna detektoriga läbikäimine, siis bioradarid erinevad magneetide, laineradarid, hästi palju erinevaid võimalusi. Lidar on täiesti asendamatu täna, et sa saad, täna me tegelikult teame rohkem potentsiaalselt linnuse kohta, kui me teadsime enne midagi, aga nagu ma tean, et ei kiputa rääkima, sest see ei ole hea, kui liiguvad inimesed, et teada, kus võiks olla potentsiaalne linnus. Tulemus on see, et kui sa näeme seda hunnikud väikest auto, see on nagu see vahu. Väga paljud inimesed võtavad seda kombestest, et neil on nagu õigus ja unustada ära, et on kohustus. See ei ole hea nagu kõik väljendus. Kuivõrd oli kasutada naabermaade materjali, kes ka linnuseid uurivad ilmselt? Läti
Lätis on hakatud, aga mitte väga palju. Soomes on päris korralikult uuritud, Soomes on vähem linnusid kui meil. Rootsis, Taanis on hästi palju uuritud, aga ma ise tegelikult olen umbes nahka. Mina nagu töötan viimasel mündimant ja seda on nagu hästi palju üle poole. See nagu annab hästi huvitava pildi kaubandusvõitlust, kuidas kes kellega kauples, kus mingil hetkel tekkisid augud, kus mingil hetkel suhted muutusid. Müntide peale on näiteks hea teinud, kui 20 aastat tagasi teinud selle teooria, et aastal 1000 umbes eeras Eesti ja see piirkond siin näo lääne poole, lõpetas Ida-Euroopa mis poole ära. Araabia liikmed said otsa ja siis tuleb lääne raha, see on see East goes West, see on kõik ainult müntide peale, see üldse on see oluline, otseselt puhta, aga mõtlesin seda, et selleks, et ajastut mõista, et kas on igal maal tarvis seda nagu uuesti leiutada. Tegelikult kultuuriruum oli ju suhteliselt sama. Ma olen täitsa nõus, et mingid asjad on üleüldiselt, aga mingid asjad on kitsamad. Ma kirjutasin 11. sajandi poliitilistest muutustest on magistri töö just ja seal ongi see, et näiteks me oleme võtnud ja vaadanud seda, et mingil hetkel tekib meil linnuste nimi. Ühed linnus jäetakse maha, ühtest saab üldse rohkem kindlustama, näiteks, eks ole, Iru jäetakse maha, liigutakse Tallinna poole, tõlipäev. Seda võetakse vanasti seletati, et igal pool tehti nii. Soomes, Rootsis, Taanis toimus, jäeti maha seal Herevi, Virga, liiguti Uppsalast uudesse kohtadesse. Seletati, et see on nagu üleüldine trend. Täna võib öelda, et jah, võib olla, aga meil on oma eripära. Meil liiguti ühest kohast teise, mitte sellepärast, et seda tehti Taanis, et meil oli siin endal teatud muutused. Endal sisemine poliitiline kähmimine viis sellele, et mingi piirkonnad lihtsalt muutusid. Väga palju Kagu-Eesti elanikke ilmselt mingi hetk liikus Lääne-Eestisse. Ma olen kirjutanud ka Soomega, et alustati uuesti ilmselt Kagu-Eestis pärit inimestega, kes mingi põhjusel läksid maha oma elamise Kagu-Eestis, kui teadis sunniti või vabatahtlik ja siis tekivad hästi palju uusi asulaid Lääne-Eestis. See on ainult meie sisemine. Me ei saa seda seletada üleüldiselt, aga nad on seotud sellega, et Venemaa liikus teatud mõttes kaubanduse ja poiski liigutas lääne poole kaubelda vahetult Rootsist. Selles mõttes on nii ja on naa. Me oleme seotud kindlasti. Me ei olnud mingi, ütleme siis, pärapõrgu kuskil Euroopa põhjaosas. Me oleme seotud kogu selle piirkonna. Mitte vähe. Kui suur oli üldse Rootsi mõju, sest Tallinnast me räägime kui Taani kuninga valdusest? Nii, et ega Rootsi mõju Rootsit ei olnud. Oli Götaland ja oli teine osa, Svealand. Et see on nagu suhted tinglikult on räägitud. Meil oli kindlasti Rootsi mõju. Meil oli Taani mõju, Rootsi mõju. Me võtsime ju omaks viikingi kultuuri. Põhja-Eesti rannik, saare. Me selles mõttes, et me aktsepteerisime seda maailma pilti, mis seal oli. Me võtsime kasutusele kindlasti nende jumalate panteoni. Meil on hästi palju tavasid ja viise tekkinud. Ilmselt me vahetasime omavahel sõjasaatu, keegi läks teenima Rootsisse, keegi läks teenima Taanisse, keegi tuli meil, oli saarlased mingi pealiku taaskonnast. Kontaktid olid ja ilmselgelt Rootsi mõjutas väga palju, aga sama hästi võime öelda, et me mõjutasime Rootsi ka kindlasti. Aga ühel hetkel mõjutas ikkagi Taani rohkem kui Rootsi. Me elame Taani linnas. Kas me ikka oleme Taani linnas, järsku me elame nende püstiste toigaste linnas, sest koll on ju see püstine toigas. Kolõven võiks olla nagu siis sellise nimetus. Kui Kolõven on see lähistab Tallinna.
ajaloos on igal juhul oma arvamus, mis ongi väga hea. Ei ole sellist suunatlausa. kui palju on teada niisugusest üldisest majandamisest, sest majandus ikkagi määras sellise eluviisi suuresti? Noh, elatusvahendid ja eksport ja import ja ütleme nii, et Mauri Kiuts on tegelenud rauasulatuskompleksis. Põhja-Eesti mingil hetkel kindlasti elas sellega. Tõdvas, Kutsekandis, Varbolas varasem etapp on kindlasti rauasulatused selle tehti massiliselt. Ilmselt see tõi sisse, muidu oleks seda ju tehtud. Samas see oli väga, väga oluline. Mingi hetk 12. sajandil, kui me võtsime kasutusele mitmevilja põllupidamisel, siis tekkis see mitmeväljasüsteemi, siis muutus ka vili oluliseks. Et soola vahendamine, sellest rääkisime, eks ole, et meil oli väga, väga vilgas kaubanduselu, seda näitavad müüdid, mis on maal. Ilmselt need müüdid, mida me leiame, 2% sellest rahvil, mis tollel hetkel tsirkuleeris. Me leiame 100 000 dirhamit aastatel 900 kuni 1000, siis see 100 000 on 2% sellest, mis jääb. Ilmselt me ei käinud röövides seda raha, see oli kaubandus. mis piirkond kõige rikkam oli? Ajas ja ruumis muutub. No jah, aga mingi aeg ja mingi keskkoht. Ütleme nii, et kui Jurjev loodi, siis oli Tartu piirkond oli selgelt kõige rikkam, kõige stabiilsem, nii stabiilne, et Tartu alla tekkis 2 asulat, mis oli oleks linnaks muutumas. Aga siis ühele osale Eestile ei meeldis. Kui liidu põletas kõik maha, vaesed inimesed ilmselt igal poole laiali. Seda saab kõik vaesed. Kuni 1060 muutus Põhja-Eesti alal siis Ida-Virumaa ja Saaremaa selliseks selgelt väga rikkaks kohaks. Mingi hetk näiteks see linnuste kontsentratsioon, kui on hästi palju linnuseid koos ühel alal, et see on hästi rikas piirkond, sest et ei ole mingi konkurentsi, mis sunnib nagu ühe linnuse ära andma. See on nagu 90 aastate allmaailmi, kui kõigil oli hästi palju seda raha, siis ei kippunud teist gängi maha lööma, aga kui raha sai otsa, siis hakkasid üksteist vaikima. Sama on ka see, et me näeme, et Saaremaal linnused oli nii palju, et kuidas saab olla nii palju linnusid, et ilma, et konkureeris ressurssi oli. Sama on ka Kurtses on nagu iga 2-3 kilomeetri taga jõe ääres on linnus. Kurtse 1, Kurtse 2, Tarandi mägi, Tarand, ülmas ilm, see oli iga nurga peal. Tuleme allapoole, vaatame siis Järvamaa, ainult üks, miks on ainult üks, ma ei tea. Soo. Võimalik. Otepää selgelt on mingi hetk allutamas enda alla suure piirkonna ja domineerib sama Viljandi. Mingi hetk oleks Soontaga kindlasti Ridalaga põrkunud, ilmselt oleks Soontaga Laukaga, Ridala taga oli Saaremaa. Et on näha, et mingites piirkondades toimub see, mis igal pool, et hakkas tekkima monoliitne võimukeskus, mis on selles mõttes nagu oma kuningriigi alge, kui kunagi jõudnud. Mis ajal see Araabia kaubandus ära lõppes? Eestis 1015. Lätis pisut varem, Karjalas pisut varem, Soomes pisut varem, Rootsis pisut hiljem, Loode-Venemaal 10 aastat hiljem. Loode-Venemaal lõppes ära ja siis oligi see, et hakkasid kompenseerima seda sellega, et liigutasid Protect Julia, mis keelasid ära rootslaste ja taanlaste kauplemise Sise-Venemaal, ainult siis välispiiride ääres. Väga huvitav, tõstaks ära Järvana linnust sa ei käsitlenud siin? Ei, aga see on see üks, mis võiks veel tulla. Mis on nagu päris palju huvitavat, päris palju materjali ongi see, et Maurile siin Ajalooinstituudis erinevates kabinettides, et me kolisime erinevates sahtlites, erinevate arheoloogide aruannetes, mis mitte kunagi päevavalgust ei näe, mis käsikirjaliselt kuhugi ei jõua ja sealt sai päris palju huvitavat andnud.
sakslaste tulek oli arenguhüpe või niisugune suhteliselt loogiline järgmine jätk? noh, eriti populaarsust ei võida, aga ilmselt see progress oli. ma ise tegelikult oleks paremini jällegi näinud, et Novgorod oleks siia poole läinud. Oleks rohkem olnud kohalikule eliidile mängul. aga kas me siis oleksime ka eesti keelt siin praegu rääkinud ja istunud siin? See on see teine Venemaa küsimus. Et kui me vaatame Novgorodi, millal viimased Läänemere soomekeelsed kasutajakirjad on, siis vahetult enne, kui Moskova käis üle, siis ilmselgelt ei olnud mingi probleem seal rääkida oma keelt ja olla kirjaoskaja, mis tähendab, et ilmselt sa ei olnud mingi tavaline käsitööline või muu tegelane. Sellest ma kirjutan ka siin, et tuleb vahet teha venelased ja venelased. See ongi meie probleem, et me võtame nõukogude mentaliteeti ja vastandame sellele. ei, vastupidi. ei, ma just mõtlen, et juba varem hakkas see pihta. ja on julm, minevik ja nii edasi. ei, ma mõtlen, Van Volmas vanaisa tal, eks ole, oli see, kes nagu 1400 tegi otsa lahti. tegi otsa lahti. Novgorod iseenesest kuni selle ajal oli kõige demokraatlikum piirkond. riik Euroopas, eks ole, omas ajas, omas ruumis. Et sama Vjatško, keda nagu peetakse pisut selliseks kahtlaseks tegelaseks. Minu jaoks omas ajas, omas ruumis mees, kes otsustas oma saadud valduste ees surrama minu meelest ja mitte lahkuda, eks ole. Et ilmselt olid eestlastega ka koostöös, kes teda mõistsid, nii et jällegi, et see selles mõttes see, et selgelt meil kontaktid ja kristlus tegevuslikkus sealtpoolt, aga ometi ei ole meil mingit välismissiooni toimunud venelastega. Lasti nagu kaubeldi paganatega, kui võtsid kristluse vastu või hea, kui võtnud minu sinu. See oli suhteliselt tolerantne. Aga samas meil olid kindlasti ka oma hõõrmised ja meil on ilmasid tihti mingeid maailma. kas see mõiste venelased siis tähendaks nagu laevnikke või? ei ole päris kindel, kas see tuleb sellest. Aga hea hüpata. mis asi? mõiste venelane, et vene kasutamine paarine. jah. hea hüpata, see on tore, ma ei tea, ma ei julgeks seda väita. päris palju on neid keelelisi mõisteid, mis minu jaoks tegelikult on nagu raske aru saada, kust ta nagu võetakse üle, mis hetkel. Tegelikult selline mälu katkeb ikkagi vahetult, mis ennast ka põhjasõda suurt nälga ja põhjasõja piirkonnad, kus tegelikult mingit suulist mälu ilmselt ei eksisteeri. See, mida me mäletame, tuleb väga palju saarlastest, sest me kasutame Eesti palju Eestis suuresti saarlastega. Kus lõpeb nagu kohalik, kus tuleb sisse, tuleb pärimus ja kus on nagu 19. sajandi romantilise nägemise suhteliselt raske on öelda. saame jätkata veel siin sektsioonides. autoriga veel sõnu vahetada ja teada seda autor, mis see võimalus on praegu olemas.